Alustame vabaühenduste 2022 aasta arenguhüppe taotlusvooru infotunniga. Täna on 8. juuni ja rõõm on teid kõiki täna siin näha. Minu nimi on Tea Jänes ja mina olen KÜSK-i koordinaator vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorul. Kõigepealt tutvustaksin tänast päevakava ja inimesi, kes üles astuvad. Pärast lühikest ülevaadet, mida kujutab endast arenguhüppe taotlusvoor, vastame kahele põhilisele küsimusele, mida uued taotlejad väga sageli küsivad. Esimene selleks on, et milleks on mul vaja kaasata arengueksperti ja sellele vastab Martin Noorkõiv sihtasutusest Domus Dorpatensis. Ja teised küsimused sageli on detailsemad, mis puudutavad taotlusvormi täitmist ja taotluste hindamist. Ja sellest annab pika ja põhjaliku ülevaate Kadri Pau Tartu ärinõuandlast. Ja kõige lõpus on meil tore võimalus kuulata ka ühte kogemuslugu arenguhüppe taotlusvoorust toetust saanud MTÜ-lt Töömaja ja oma kogemusloo ja mõtteid esitab Maarja Võrk. Ja annan siis kiire lühikese ülevaate, mida vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor endast kujutab. Vooru eesmärk. KÜSK-i eesmärk antud vooru ellukutsumisel on tugevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed. Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada. Ehk siis oluline on tegutsemine avalikes huvides ja et see oleks ka kirjas teie põhikirjas. Igal vabaühendusel on omad kindlad arenguperspektiivid antud ajahetkel ja võimekusena käsitletakse oskusi, mis on vajalikud ja olulised vabaühenduse eesmärkide saavutamiseks antud ajahetkel. Igal ühingul võivad nad olla täiesti erinevad ja iga ühing otsustab need ise, millise võimekuse arendamiseks antud hetkel rohkem tähelepanu ja ressursse suunatakse. Ja kõik oma valikud tuleb siis oskuslikult ära põhjendada. Projekti tulemuseks peab kindlasti olema selge ja mõõdetav tulemus ja selleks on ka taotlusvormis palutud teil ära tuua, kuidas te seda mõõdate, milline on antud juhul algtase, sihttase ja millised on need indikaatorid, mis te olete enda tulemuste mõõtmiseks välja töötanud. Ja taotlemise eeldusteks on kindlasti oluline kirjeldada, mida te olete seni teinud, miks just sellised arenguvajadused antud ajahetkel ja kui ühing soovib keskenduda oma tulu teenimise võimekuse arendamisele, siis tuleb esitada lisaks taotlusvormile ja eelarvele ka äriplaan. Ja nagu mainitud, et siis arenguhüppe projekt kindlasti nõuab, et projekti oleks kaasatud arenguekspert. Arenguekspert on siis väline ekspert, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel ja on toeks. Ja arengueksperdi võib iga organisatsioon valida vabalt omal soovil, kas siis KÜSK-i kodulehelt meie arenguekspertide nimekirjast või ka juba enda tutvusringkonnast, kellega on olnud väga positiivne ja toetav koostöö. See siis sõltubki projekti eesmärgist ja millises suunas antud projekti raames arenetakse. Toetust saab küsida organisatsioon, kellel hetkel ei ole käimas KÜSK-i poolt rahastatud arenguhüppe ettevalmistavat projekti ega ka arenguhüppe projekti. Aga kui te olete varem saanud rahastust mõnest KÜSK-i nimetatud voorudest ja projektid on juba lõppenud, siis te võite uuesti taotleda. Oluline on kindlasti siis ka, et ühing tegutseb avalikes huvides ja on registrisse kantud vähemalt 1 aasta, kes siis on tegutsenud vähem kui 1 aasta, isegi kui puudu jääb 1, 2, 3 päeva, siis antud juhul sel aastal veel ei kvalifitseeru. Ja kogu tegevus on antud juhul nõutud, et see oleks avalik, ehk siis teie kodulehelt, kui te taotluse esitate, esitamise hetkel oleks leitav ühingu põhikiri, majandusaasta aruanded, vähemalt viimase 2 aasta omad juhtorganite koosseisud ja viide eetilise tegevuse põhimõtetele või väärtustele. Ja oluline on siin ka, et kui paljudel ühingutel ei ole oma eetilise tegevuse koodeksit, siis võite viidata ka, et järgite vabaühenduste eetikakoodeksit.
Toetussummad. Sel aastal on vooru kogumaht 496 055,39 eurot ja see jaguneb taaskord nii piirkondlike ühingute vahel kui ka üleriigiliste või rahvusvaheliste tegutsemispiirkonna organisatsioonide ja projektide vahel suhteliselt võrdselt ja maksimaalne toetussumma ühe projekti, ühe taotluse kohta on 25 000 eurot ühele ühingule. Ja oma finantseering igas projektis peab olema vähemalt 5% ja kui on tegu ehitus- ja remonditöödega ja ka vähemalt suurem kui 200 euroste vahendite soetuste puhul, siis on omaosalus nõutud vähemalt 30%, aga alati võib omaosalus olla ka suurem ja omaosaluse suurenemine projekti elluviimise jooksul ei ole keelatud. Taotlemine, et KÜSK-i kodulehel on olemas nüüd arenguhüppe taotlusvooru taotlusvorm ja ka eelarvevorm ja samuti, kes siis soovib taotleda omatulu teenimiseks toetust, siis tuleb vabas vormis esitada ka äriplaan. Äriplaan võib olla ühingul juba olemas, siis uut ei pea tegema, esitada selle, mis teil on juba olemas või kui te äriplaani ei ole, siis tuleb see koostada. Ja meil on ka selleks juhendmaterjalid olemas KÜSK-i kodulehel. Ning üks oluline nüanss ka taotluse esitamise puhul on volikiri, et kui taotluse esitab projektijuht või keegi ühingu liige, kes ei ole juhatuse liige, siis on vaja, et see volikiri, mis annab talle need õigused taotlust esitada, oleks digiallkirjastatud juba enne vooru tähtaega, sest vastasel korral ei saa me seda arvestada või siis on taotlus allkirjastatud juba juhtorganite poolt. Taotluse esitamiseks on kenasti 3 kuud veel aega ja ma loodan, et kõigil on aega settida, oma mõtteid koguda, et parim arenguhüppe ellu viia. Abikõlbulikkuse periood on 1. detsembrist 2022 kuni 31. juuli 2024, aga projekt võib kesta ka lühemalt, aga minimaalselt 12 kuud. Ja lisainfot saabki väga täpselt KÜSK-i kodulehelt www.küsk.ee/AH22 ja kindlasti panen kõigile südamele, et palun lugege taotlusvooru tingimusi. Tingimustes on kõik väga täpselt välja toodud ja sätestatud ja palun lugege neid kohe 2 või 3 korda. Ja kui midagi jääb segaseks, siis alati võib üle küsida, üle kirjutada ja väga-väga head nõu annavad teile ka maakondlike arenduskeskuste konsultandid. Et kui teil on juba enda meelest projekt valmis kirjutatud ja arvate, et kõik on nii hästi tehtud, kui te antud hetkel oskasite teha, aga sooviksite veel võib-olla välist pilku, siis ma väga-väga julgustan pöörduma oma konsultandi poole ja antud aadressilt on võimalik leida, siis, kes teie maakonnas seda nõu ja tuge teile pakub. Soovin teile suurt edu projektide kirjutamisel, ettevalmistamisel ja ootan rohkelt taotluseid 15. septembriks 2022. Ja kellel jääb veel ressurssi üle või on ambitsioonid suuremad, siis ma olen hästi kiire lühiülevaate või idee, et KÜSK on ka kodanike võrdõiguslikkuse õiguste ja väärtuste programmi kontaktpunktiks Eestis, mis jagab siis Euroopa Liidu väärtustel põhinevate programmide toetuseid. Ja siit selle programmi raames rahastatavad projektid edendavad soolist võrdõiguslikkust, mittediskrimineerimist, lapse õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. Rahastus on avatud Euroopa Liidu kodanikuühiskonna organisatsioonidele, liikmesriikide riigiasutustele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele. Rahastatakse nii kohalikke kui ka riikide vahelisi projekte ja rahastatavad tegevused on koolitused, võimekuste suurendamine, heade tavade omavaheline vahetamine, teadlikkuse tõstmine ja meediakampaaniad, küsitlused, uuringud ja analüütilised tegevused ja palju muud. Toetus on kuni 90% projekti eelarvest vastavalt taotlusvoorule.
ja 2022 aasta sügisel avaneb rohkelt uusi taotlusvoorusid ja näited siin on näiteks soolise võrdõiguslikkuse edendamine, lapse õiguste kaitsmine, edendamine, võrdõiguslikkus, Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor, kodanike kaasamise ja osalemise taotlusvoor, sõpruslinnade taotlusvoor, linnade võrgustike taotlusvoor ning soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise selle vastu võitlemise taotlusvoor. Kui teil tekkis mõni huvi või tekib rohkem küsimusi, palun kindlasti kontakteerude, küsige lisainfot ja nõustamist personaalselt KÜSK-i koordinaatorite käest ja kontaktid leiate www.kysk.ee/serv. Tänan teid väga ja annan sõnajärje üle Martin Noorkõivale, kes nüüd vastab väga sageli küsitud küsimusele, miks meil on ometi vaja arengueksperti, et me ju saame ise ka väga hästi hakkama. Palun, Martin. Aitäh. Tere ka minu poolt. Ja tõepoolest ma üritan sellele küsimusele siis sellise mitmekordse arenguhüppe vooru taotlejana üritan vastata. Aga paratamatult on see, et ma vastan sellele küsimusele ikkagi sellest perspektiivist, mis on nagu meie kogemus olnud ja mis on meie jaoks töötanud ja mida me nüüd ka ise järgime siis, kui me uut projekti kirjutame, et mille järgi me oma arengueksperti üldse nagu kutsume ja mida me talt nagu ootame. Ja ütleme nii, et ma alustan väikse sissejuhatusega, siis mul on 3 põhjust, mis ma tahaks teiega jagada, et miks me arvame, et on hea ja oluline arenguekspert kaasata ja mis me talt ootame. Sissejuhatus on see, et me oleme ise mitmed korrad olnud arenguhüppevoorus teede organisatsiooniga ja tegelikult ma olen ka teiste organisatsioonide kaudu mitmes MTÜs tegutsenud, et ka seal ma olen näinud, kuidas arenguhüppevoorus osaletakse ja milline projekt on nagu kenasti toiminud. Ja me oleme tegelikult ise mitmel korral töötanud ühe ja sama arengueksperdiga. Meie puhul on siis olnud Kristina Mänd ja me oleme teatud põhjustel valinud temaga töötada, aga ma arvan, et õige vastus ei ole, et kõik peaksid endale Kristina Männi võtma arengueksperdiks. Ja ma arvan, et väga paljudel juhtudel oleks see vale vastus, aga mõnel juhul on õige vastus. Mulle tundub, et on lihtsalt mõistlik kaaluda läbi teatud asjad. Ja ma püüan kohe ka seletada, et mille järgi me oleme tema enda jaoks valinud. Ja ma olen ka ise olnud mõne projekti juures ise arengunõustaja ja hoopis teistsuguste projektide juures ja hoopis teistsugustel, kui vastused on teised nendele küsimustele, siis on loogiline võtta ala mind või keegi teine, kes on hoopis teistsugune. Aga siis juurde. Ma olen ise olnud 12 aastat oma organisatsiooni juht ja mis ma olen tajunud organisatsiooni juhina on see, et organisatsiooni juhina mul tekib tihti tunne, et ma juba nagu tean enam-vähem kõiki asju oma organisatsiooni kohta. Ma tean kõiki asju oma organisatsiooni kohta ja ma enam-vähem tean kõiki vastuseid kõigile küsimustele ja kindlasti ma tean kõiki vastuseid nendele küsimustele, et miks mingid asju teha ei saa, et me oleme kõik juba proovinud ja ei ole mõtet midagi enam proovida. Ja see on tegelikult minu jaoks see number 1 põhjus tegelikult, miks arengueksperti kaasata. Et tegelikult ma ei tea, et see juhi, mulle tundub paratamatu tunne organisatsiooni juhtidel, et meil on nagu arusaam asjadest meie organisatsiooni kohta juba väga hea, et see on mitte suuresti, aga see on osaliselt vähemalt enesepettus. Et me mingis mõttes peame iga päev teesklema, et meil on kõik kontrolli all ja me teame kõiki asju ja kõik asjad on paigas ja süsteemsed, et me hakkame ise ka uskuma seda. Ja minu jaoks see arengueksperdi kaasamise esimene nagu põhjus on see, et keegi tuleb ja natukene lammutab seda ära. Et lammutab ära seda, et me juba teame täpselt kõiki asju, kuidas teha meie organisatsiooniga ja küsib selliseid mingis mõttes võib-olla nagu teatud teemad osas nagu baasküsimusi, aga tõmbab korraks selle juhi enesepettuse vaiba alt ära, et kas te ikka tegelikult olete läbi mõelnud selle asja, kas te tegelikult teate, et mis te saate teha selle osa ei saa. Et selles mõttes, et minu jaoks number 1 põhjus see, et on keegi, kes on kriitiline senise organisatsiooni juhtimise selle kohta, mida me seni oleme teinud. Ja ma ütlen sellega siin kohe ära, et see on ilmselgelt hirmus ja ebameeldiv. Ütleme, siin ongi see teie nagu valuläve küsimus, et keda endale arenguekspertiks võtta. Et kui see valulävi on natukene madalam, siis ei maksa nagu väga hirmsat arengueksperti endale võtta. Aga meie meelest on oluline pigem võtta keegi, kes on tugev.
tugev selles mõttes, et ta suudab päriselt tõmmata meil selle heas mõttes selle vaiba alt ära ja aidata meil näha seda, mida me ei ole varem näinud ise. Ühesõnaga see kriitiline osapool, kes ei vaata teie organisatsiooni sama pilguga, nagu te ise vaatate. Et see on minu meelest number 1 põhjus. Nüüd number 2 põhjus on see, et lisaks sellele, et meil tegelikult ei ole oma organisatsioonist tegelikult täiuslikku arusaama, on ka hulk teemasid, millest me tegelikult ei tea piisavalt. Ja siin on väikene kõrvalepõige, et minu meelest arenguhüppe voor on selles mõttes üks kõige ilusamaid projektirahastusvoore Eestis üldse, kuna ta aitab vaadata organisatsioonile enda sisse ja päriselt lahendada neid asju, mis on päris mure. Et me ise tuvastame, et meil on organisatsioonil mingisugused takistused, mis me ei lase meil olla piisavalt head ja me saame välja mõelda, kuidas saada päriselt nendes asjades paremaks. Ja siis see arengueksperdi osa seal on minu meelest veel topelt, et mõnikord me oleme sellises olukorras, kus me ei oska lahendada mingit muret, aga me teame, et kusagil maailmas on keegi, kes oskab. Keegi, kes on võib-olla selle asja, selle teema, mille osas me oleme kimbatuses, võib-olla selle ekspert. Ja see kõlab nii ilmselgelt mingis mõttes, aga arenguekspert toob teie organisatsiooni teatud tarkust, arusaamu asjadest, mida teil ei ole. Ja kui te suudate selle üles leida, mis on, mida te ei tea, mis aitab päriselt lahendada seda probleemi, mis teil on, siis see on minu meelest teine kõige ilusam asi, mida arenguekspert saab tuua. Ja ütleme, ma toon siin praegu selle meie enda viimase arenguhüppe projekti näite. Meie arenguhüppe projekt oli finantsjuhtimise teemadel ja see pikemalt lugu ma siin praegu avama ei hakka, selleks liiga palju aega, aga laias plaanis ma sattusin ise olema meie organisatsiooni finantsjuht, teadmata väga palju finantsjuhtimisest. Ja tänu sellele projektile ma olen päriselt hakanud aru saama, mis see tähendab üldse, mis sisulises mõttes just ekspertuse mõttes, et meie ekspert on aidanud päriselt saada aru, mis see sisu on, mida me tegema peame, kuidas see käib ja seda tajuma palju vahetumalt kui siis, kui ma lihtsalt loen selle kohta kuskil. Nii. Ja viimane asi, mida ma soovitaksin teha, mis on seoses tegelikult sellega, mis ma olen näinud mõne teise organisatsiooni puhul arenguekspertid valides, mis mulle tundub natuke viga ja ma tahaks seda selles mõttes siin rõhutada, on see, et valida keegi, kes pigem mõtleb teistmoodi. Et mulle tundub, et mõnikord on organisatsiooni valinud arengueksperdist kellega on hea koostöö, mis on muidugi kõlab hea mõte, et võtta keegi, kellega on hea koostöö. Aga kui see koostöö on hea sellepärast, et te mõtlete samamoodi, siis see tulemus ei ole eriti arendav. Et siis sama hästi võiks rääkida oma enda tiimiga edasi. Ja ütleme sama, see Kristina Männi valik meie jaoks ongi sellepärast, mitte sellepärast, et me oleme temaga nõus, vaid me teame, et me ei ole paljudes asjades temaga samal meelel asjade osas. Me teame, et ta tahab samu häid asju, tahab ka kasutada organisatsioonide mõjusust ja nende strateegilist juhtimist parandada. Aga me teame, et meil on ka erinevus sellest, kuidas me näeme, et asju peaks korraldama ja me näeme, et sellest on hästi suur väärtus. Et jällegi, et me ei marineeriks oma mõtete sees pidevalt, vaid meil on keegi, kes mõtleb teistmoodi neist asjadest. Ja tavaliselt, kui me oleme koostööd teinud oma arengueksperdiga, siis me oleme protsessi jooksul jõudnud mingisuguse lahenduse, mis on uus meie jaoks ja tegelikult tihti on ka selle arengueksperdi jaoks uus. Ja see on ka väljakutse talle, et kaasame sellest ja see kombo on see, mis lõpuks viib meid edasi. Ja puht praktilises mõttes on ju, mis ma unustasin siin mainida, et ma algul mõtlesin öelda, on see, et kogu see ekspertuse jagamine, et sellepärast me tihti paneme projekti sisse ka teatud hulgas koolituslikku tegevust otseses mõttes. Et arenguekspert sõna otseses mõttes koolitab meid või vähemalt annab nõu mingil kujul, et meil on otseselt kohtumised, kus me reaalselt räägime sisulisi asju läbi, mille kohta me ei tea piisavalt. Aga põhivorm, töövorm tavaliselt ikkagi on sellistes koos töötamise töötoad, kus me koos oma juhtkonnaga või sõltuvalt sellest, mis selle projekti fookus on, töötame mingeid asju koos arengueksperdiga läbi, kes siis kannab kõiki neid väärtusi, mõtleb teistmoodi, on kriitiline ja teab asju, mida me ei tea. Need on need põhjused, miks meie vähemalt oleme arengueksperte kaasanud oma projektidesse ja miks ma soovitan ka teistel seda teha. Kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis küsimuste voorus lõpus ma olen ka veel siin. Sulle, Martin, täname väga pikk ja põhjalik ja Kadri, annan sõnajärje sulle üle.
Ja, aitäh, ma olen täitsa Martiniga nõus, et see tõesti, mis ta seal rääkis, oli väga oluline ja arengueksperdi mõttes tõesti need asjad on sellised küsimusi tekitajad sageli, ja see, mis Martin välja tõi, et oli väga õige vastus. Aga mina nüüd tõesti siis olen Kadri Pau ja olen Tartu Ärinõuandla mittetulundusühenduse konsultant ja räägin siis sellest konkreetsest taotlusvormi täitmisest. Ja olen siia enda jaoks ja teie jaoks ka mõned asjad ära märkinud, et mida tahan üle rõhutada. Ja hakkangi pihta ja vaatame siis, kuidas seda taotlusvormi või seda projekti ka tervikuna üles ehitada. Et arengueksperdi poole sai Martin väga hästi avas, aga kuidas tekitada sinna juurde siis see, mis see organisatsiooni päris vajadused ja need eesmärgid on. Nii nagu ka Tea viitas, siis projekti abikõlblikkuse periood on juba selle aasta lõpust kuni 2024. aasta suveni, aga see on soovituslik, et minimaalselt saab teil projekt kesta 12 kuud ja kindlasti siis jälgida, et kui te ei kasuta kogu seda võimalikku projektiperioodi aega, siis siin ära märkida, et mis on see teie projekti päris algus ja päris lõpp. Et see on hästi oluline, kui me räägime edaspidi, tuleb ka see tegevuskava osa, et need klapiks, et sageli unustatakse need asjad siin muutmata ja siis tekibki segadus, et mis on siis see periood, mille lõpus saab öelda, et projekt on ellu viidud ja see eesmärk saavutatud. Nagu ikka, siis tavaliselt on sellised üldised andmed organisatsiooni kohta või taotleja kohta, et need on muutumatud olnud. Ja samuti see ka, et nii nagu ka Tea välja tõi, et tegelikult on siis 2 erinevat kategooriat selle taotlusvooru raames, et on see piirkondlik ja üleriigiline rahvusvaheline, mis lähevad kokku. Et kui te tegutsete rohkemas kui 3 maakonnas, mis on siin ilusti ka välja toodud, siis olete te üleriigiline organisatsioon, aga kui teil on mingi väga konkreetne maakond, siis ära märkida, et mis see teie piirkond on, kus te tegutsemas olete. Nüüd konkreetselt selle taotlusvormi osas on siin 2 erinevat alajaotust, saab vaadata, et jõudsime meie praegu kollase taustaga küsimuste ja asjade osani ja kui natukene allapoole kerida, siis tuleb edasi ka sinine osa ja tegemist on siis väga põhimõtteliste osadega, et esimene, see kollane käib siis organisatsiooni kohta üldisemalt, kus te annategi ülevaate sellest, mis on organisatsioon seni teinud, mis on eesmärgid ja sinine osa on siis konkreetselt see, mis puudutab antud projekti ja selle eesmärke. Et selles osas jälgida, et vahel küsitakse meie käest, et miks ma pean ühte sama asja mitmesse erinevasse kohta kirjutama, aga tegelikult esialgu need eesmärgid, mis siin on vaja kirja panna, käivad ikkagi organisatsiooni enda kohta. Lisaks siis ka see, et erinevates alajaotustes on sellised märkused juures, et kuni 1/3 lehekülge, kuni 2/3 lehekülge või kuidas parasjagu on. Et need on ka tegelikult teile väga heaks orientiiriks, kui te seda taotlust hakkate kokku panema. Et jah, kindlasti ei juhtu midagi ja ei ole nüüd ütlemata halb lugu see, kui te siin 1/3 lehekülje osas kirjutate 2-3 lauset rohkem, kui tundub, et need on väga-väga olulised ja ilma kuidagi ei saa. Aga kui te olete ikkagi jõudnud juba terve lehekülje kokkukirjutamiseni alajaotuses, kus on soovitus 1/3 lehekülge, siis ilmselgelt olete te kuskile natukene rappa läinud ja soovitan vaadata üle, et mis kõik kirja on saanud ja seda konkretiseerida. Ja teiselt poolt jällegi, et jälgida ka seda, et te liiga lakooniliseks ei läheks selle kirjapanekuga. Et kui on see 1/3 ja teil on siin 2 lauset, siis see võib-olla on ka natukene selline liiga vähe, et kust kohast on tulnud need üldse. Need ei ole keegi siia niisama kirjutanud, see mahupiirangud või indikatiivsed näitajad. Need on tulnud sellise analüüsi pealt, kus on vaadatud mitme taotlusvooru taotlusi ja siit on siis näha, et kui palju on selline orienteeruv info hulk, mis annab juba organisatsioonist või sellest projektist mingisuguse ülevaate ja selles osas siis kindlasti soovitan ka jälgida, et mitte liiga vähe ja kindlasti ka mitte liiga palju.
Ja siit, kui ma ka ütlesin, et tõesti see kollane on siis ühingu enda eesmärgid, peate siia kirja panema. Ja lisaks siis ka see, et te ju teete väga toredaid asju. Igapäevaselt vahel tundub, et üldse ei jõua kuidagi, et kogu aeg on midagi kuklas ja kustutate tulekahjusid. Aga et kuidas te hindate läbi nende tegevuste ja asjade, et te päriselt ka mingit muutust olete loonud? Et kas siis on teil varasemalt olnud mingid mõjuhindamise projektid, et seal olete endale need indikaatorid juba seadnud või mis iganes viisil te need olete välja töötanud, et siin on siis hea see kõik kirja panna. Ja jälida ka seda tõesti, et keegi ei aja siin taga suuri numbreid, vaid selline loogilisus ja seotus nii eesmärkide kui ka tegevustega on see, mis on oluline välja tuua. Ja kui teie organisatsioonis ei ole veel jõutud selleni, et te oleksite neid indikaatoreid välja töötanud, et need võivad siin olla nii kvalitatiivsed kui ka kvantitatiivsed, et numbrilised kui ka tunnetuslikud, kui need on ära argumenteeritud, siis siin allpool saate kirjeldada, et kuidas te siis ikkagi jälgite seda, et te oma MTÜ eesmärkide poole liigute või et need tegevused tõesti ka mingit muutust loovad. Et siin ma ei tea, siis kas teil on majandusaasta aruande üldkoosolekul mingisugused lisaosad või kui te projekte teete, et nende kaudu hindate kuidagi, et see on teie enda vaba valik ja saate siia tõesti ise põhjendada. Nüüd teave ühingu kohta. Et üks asi on need eesmärgid, aga teine on siis see, et tõesti, et millist muutust teie tegevus on sihtrühmale näiteks või valdkonnale kaasa toonud. Ja siin on sageli selline lõks, mida taotlejad teevad, on see, et kirjeldatakse väga palju, pannakse pikk loetelu on erinevatest sündmustest ja üritustest, mida on nagu tehtud nii kuupäevalise täpsusega lausa. Et tegelikult ei ole ju asi nagu selles, et te peaksite siin oma nagu tegevusi kirja panema, vaid kirjeldama just seda muutust ja seda olulisust, et kas siis selle sihtrühma või valdkonna jaoks. Ja samuti ka seda, et kuidas see sihtrühm saab teiega rääkida ja öelda, et mida nad üldse vajavad. Et siin on ju ka vahel see, et jälle teeme arutult ja tõesti väga olulisi ja väga toredaid asju. Aga see sihtrühm vahel ütleb ka, et ei, aga me vajaksime midagi muud. Et kuidas see kommunikatsioon või see dialoog teile toimunud on. Ja samuti, milline see organisatsioon siis praegu teil on, kes siia taotlema tuleb, et kes on liikmed, kui palju neid on, milline struktuur on, kuidas seda juhitakse. Et need on siis need asjad või see info, mis siia kirja saab. Ja statistilised näitajad, need on kindlasti need, mida ei pea siin jälle ka pelgama, et kas meil on siin 0 näiteks töölepingute puhul, et see on jälle selline üldine taustainfo ja see kuidagi hindamisel ei mõjuta. Siis veel projekti eeltöö, mis on ka selline universaalne, mis ei ole seotud konkreetse, ta on küll eeltöö selle projekti raames, aga ta on siin kollasel taustal, mis siis tegelikult näitab, et see annab üldpildi jälle kogu organisatsioonist ja kindlasti jälgida siis seda, et te tegelete sellega terviklikult, selle organisatsiooni analüüsiga ja mitte minna seda kitsast teed, mida sageli valitakse, et siin nende organisatsiooni arenguvajaduste nõrkuste osas tuuakse välja just selle projektiga seonduvad kitsaskohad ja sellist terviklikkust ei ole. Et see, kui te siin ausalt kirjutategi, et teil on kitsaskohad sellistes ja sellistes valdkondades, siis see ei tähenda seda, et te kindlasti peate kõikide nende projekti või nende kitsaskohtadega selle projekti raames tegelema hakkama. Te saategi valida selle 1-2, aga lihtsalt see terviklikkus on hästi oluline. Need tugevused annavad jällegi selle tee kätte, et te tõesti olete suutelised seda nõrkust või seda arenguhüpet praegu siin selle projekti raames tegema. Et kindlasti siis jälgida, et ei suunaks ennast juba teadlikult sinna projekti tegevuste ja eesmärkide voolu, et olla natukene laiemalt. Ja nüüd me jõuamegi väga konkreetse selle projekti kirjelduse juurde. Ja esimene osa, mis teil kohe tuleb siia kirja panna, on siis see eesmärk. Ja märgisingi siin ka täpselt samamoodi ära,
et siin ei ole mitte see, et te kirjutate siis seda tegevust, mida te projekti raames teete, vaid mõelda ikkagi, mis on see lõpptulemus või see muutus, mis selle projekti lõpus organisatsioonis või valdkonnas või sihtrühma jaoks teil olemas on, aga eelkõige ikkagi organisatsiooni vaade on siin hästi-hästi oluline, sest te tegelete praegu organisatsiooni arendamisega, mitte selle sihtrühma probleemi lahendamisega. Et jah, et läbi selle, et see organisatsioon on teil tugev, te olete saanud mingi uue võimekuse endale juurde või tugevdanud seda, siis läbi selle paraneb ka kindlasti sihtrühma olukord, aga see keskne ongi praegu organisatsiooni vaade teil siin. Ja tõesti see üks lause siia siis sõnastada, sest see on teil tegelikult selline keskne telg, mille pealt te siis edasi kogu selle projekti tegevustega lähete. Lühikokkuvõte on sageli see, mis jääb projekti lõppu või siis, kui teil on taotlusvorm enam-vähem täidetud ja siis toote selle siia välja. Aga see on jälle selline kirjutamise ja tehnika küsimus, et kes kuna oma projekti lühikokkuvõtted kirjutab. Nüüd need võimekused, et ka Tea proovis siin juba välja tuua neid, et mis on need valdkonnad, mida organisatsioonid on varasemalt siis ka nagu ise öelnud, et nad teevad ja siin on need siis ka välja toodud ja alati on ka see muu lahter, aga enamjaolt ikkagi siit nendest alajaotustest leitakse endale see võimekus ära, millega tegelema hakatakse. Siin on märgitud maksimaalselt 3 võimekust ja see on meie kui konsultantide soovitus, et see 3 on tõesti selline piiripealne ja kui tõesti on see, et nad on omavahel kuidagi nagu seotud, et jah, tegemist on pika projektiga, see minimaalselt 12 kuud on siiski päris pikk aeg, et te võite ka veel pikemalt ju seda teha ja ka toetuse summa on päris suur, aga et hoida seda fookust ja tõesti luua see muutus organisatsioonis ära, siis võib-olla selline 1-2 võimekust on mõistlikum valik ja mõistlikum tee, aga see on alati sõltub organisatsioonist ja sellest hetkeolukorrast. Ja siit peategi siis edasi tooma selle argumentatsiooni, et kui te olete need võimekused valinud, et milliseid tulemusi te siis soovite saavutada ja kuidas te neid ka mõõdate, et see mõõdetavus on alati selline oluline, et te saaksite tõesti ka ise aru, et see, mis te teete või see, mis te olete valinud, on see, mis muutust loob ja ka sihtrühma jaoks siis oluline on. Ja siin need võimekused ära põhjendada ka teie organisatsiooni eesmärkidega, et kuidas selle võimekuse arendamine siis aitab konkreetselt organisatsioonil paremini oma eesmärke täita ja mis on see oodatav tulemus või tase projekti lõpus. Nüüd tegevuskava on selline klassikaline, et tõesti millal midagi teete ja siin siis jälgida, et selle tegevuskava periood kattuks taotlusvormi alguses olnud selle ajalise perioodiga, kus ma näitasin ja ka eelarve puhul tuua täpselt, et need oleksid üks ja seesama, sest kui need on erinevad, siis tekib ka hindajatel segadus, et mis on siis see päris periood, mille raames te tegevusi teete. Ja samuti see, et kui tegevused valite, et kuidas nad teil siis aitavad seda arenguhüpet saavutada. Riskide puhul, et kuna tegemist on siiski keskmises sellise pikemaaegse projektiga, siis mõelda siin läbi näiteks meeskonna vaatest, rahavoogude vaatest, partnerluse vaatest, ja nende konkreetsete tegevuste raames, et mis on need takistavad tegurid või riskid, mis võivad projekti käigus ette tulla ja kuidas te neid siis kas saate ennetada kuidagi või maandada, kui nad ilmnevad, et neid siin läbi mõelda. Ja see jätkusuutlikkus, see on alati selline küsimus, et on jah selline natuke sisutühi sõna või et mida see siis nüüd täpselt tähendab, aga siin siis mõelda seda, et kui te olete selle projekti ellu viinud ja näiteks kui teil on mingi teenuse käivitamine ja selle projekti raames on teil erinevad tööjõukulude projekti kavandatud, et siis kuidas te suudate seda teenust pakkuda ka peale projekti lõppu. Et see, kui siia on märgitud või kirjutatud, et otsime uut projektikonkurssi, kuhu me siis selle taotluse esitame, uue taotluse, et jätkata, siis see nüüd kindlasti ei ole nagu see, mis teile väga
kõrgeid hindepunkte tooks ja seda jätkusuutlikkust positiivsena siin näitaks, et jah, kui teil on näiteks avaliku sektoriga mingi teenuse osutamise lepingud, et me saame kõik aru, et need ei ole pikad, aga see on siiski mingi indikatsioon, et te olete nagu mõelnud selle peale, et kuidas selle asjaga nagu edasi minna peale projekti lõppu või sõltuvalt teie projekti ülesehitusest, et mis on siis need asjad, mis näitavad, et te tõesti jõuate nagu peale projekti lõppemist ka nagu asjaga edasi minna või selle teemaga. Nüüd selline statistika pool jälle, et peate valima siis valdkonna arengu osa, kus see projekt tegutseb ja need on tõesti jälle KÜSK-ile eelkõige nagu oma andmete ja oma tegevuse hindamiseks, et siin ei pea muretsema, et mis siis sellest saab, kui ma siia teen risti või sinna tabelisse teen risti või lahtrisse ja täpselt sama on see järgmine osa ka, et saate siis valida ja kui ei leia midagi sobivat, siis muu ja põhjendada. Siis projekti juhtimine ja koostöö. Et siin on siis ka hästi oluline, et te suudaksite välja tuua, et kes on see meeskond, kes selle projekti elluviimisesse panustab ja soovitus on siin, kui teil on teada selle meeskonna liikmed nimeliselt, siis ka nimeliselt välja tuua, et vahel siin on, et näiteks, et pannaksegi, et kommunikatsioonispetsialist ja siis tema ülesanded, siis on näiteks, ma ei tea, teenusejuht ja tema ülesanded. Ja tekibki siis juba selline ettekujutus seda taotlust lugedes, et siin on väga mitme liikmega meeskond ja siis, kui jõuda projekti eelarvetabelini, siis selgub, et tegemist on ühe sama inimesega, kellele siis on erinevad nagu ülesanded nagu antud ja siis tekibki nagu jälle ka see segadus, et palju siis tegelikkuses neid inimesi siin projekti elluviimisel osaleb. Et keda te veel ei tea, keda te hakkate nagu otsima, siis kirjutadagi juurde, et te teete konkursiprojekti alguses või kuidas iganes teil ajakavaliselt ja tegevustelt see laabub, aga siiski see nimeline väljatoomine on see selguse huvides ja kindlasti need erinevad tööülesanded ja valdkonnad. Ja projektijuhi puhul siis täpselt samamoodi on see info kõige olulisem ka, et välja tuua, et mis kogemused tal on ja kuidas tema seda projekti ellu viima hakkab. Arengueksperdi osas jah, et see on kohustuslik ja kui see ka ei oleks kohustuslik, siis minu teda Martin tõi väga hästi praegu välja, et miks ikkagi peaks teda kaasama ja siin siis ka tõesti see, et ka nimeliselt juba välja tuua, et kes ta teil on ja mis eesmärki või mis koostöö, nagu ütleme, eesmärke te olete omale seadnud. Ja siin vahel meie käest ka küsitakse, et ei me ju ei tea, kas me nagu rahastust saame, et vaatame, kui me rahastajalt vastuse saame, küll me siis hakkame seda arengueksperti otsima, siis tegelikult need taotlused ei ole väga tugevad just ka sellest vaatest, et esiteks arenguekspertide hinnad on väga erinevad, et te peate väga konkreetselt juba enne kokku leppima, et millises mahus ja millise tasuga see arenguekspert teie projekti panustab ja seda siis ka eelarves arvestama ja täpselt just, et tegevuskavas ka välja tooma, kus on arenguekspert kaasatud, et see on ikkagi läbivalt, et koostöö, et siin ei ole mõeldud seda jah, et alguses saate korra kokku või siis teete Zoomi koosoleku ja siis projekti lõpus ka samamoodi, et see on ikkagi läbiv sisuline koostöö. Ja kui teil on ka koostööpartnerid, vabatahtlikke, keda te siia projekti kaasa võtate, siis kindlasti ka jälgida seda, et kui keegi osutab teile teenust ja te maksate temale nagu teenuse osutamise eest, siis ei ole tegemist koostööpartneriga, vaid siin on ikkagi mõeldud sellist sisulist koostööd, kui te midagi ühiselt teete. Ja olemegi jõudnud selle taotlusvormi lõppu, et lisateave on valikuline, et see on siis põhimõtteliselt ainuke lahter, mida te saate tühjaks jätta, kui te seda taotlusvormi täidate. Et kui soovite, saate siia viidata midagi, kui ei soovi, ei kirjuta midagi, aga eespool peavad kõik siis alajaotused olema täidetud. Ja sageli, mis on need kitsaskohad, ongi see, et natuke selline valikuline lugemine on või valikuline kirjutamine, et kui on nagu kirjutatud, et mida rahastaja ootab selles alajaotuses, et mis infot te annate, et siis vahel on ikkagi nii, et mingid küsimused on jäänud vastuseta ja sellest on nagu üle libisetud, et tegelikult neid peab ikkagi jälgima siis. Ja siin märkisin ära ka selle, et teil on tõesti võimalik, nagu ka Tea ütles, konsulteerida siis Maakondliku Arenduskeskuse vabaühenduste konsultandiga. Ma kohe räägin ka, Tea viitas ka küll, kus kohast nad on, aga ma räägin hästi põgusalt, et kes nad täpsemalt on.
ja mis abi te nende käest veel saate. Ja siis tõesti selline jah-ei lahter ka ja siin on vastuste osa, et tõesti märkida kas jah või ei. Et kui te siia ristikese teete, siis ka sellest nagu ei ole nagu abi jälle, et kategooria on siin praegu jah-ei ja see äriplaan, et see on tõesti selline, et te ise hindate, kui te teenust hakkate pakkuma või käivitama selle projekti raames, et siis on vajalik see äriplaan esitada, et see ei ole kõikidel taotlustel automaatselt juures, aga varasemate taotlusvoorude kogemuse põhjal ma ütlen, et äriplaani lisamine ei tee kindlasti mitte kuidagimoodi kahju. Pigem on olnud vahel see, et taotleja on ise hinnanud, et tema selline tegevus ei nõua äriplaani, aga hindamisel on siiski väga palju küsimusi jäänud õhku just selle finantssuutlikkuse ja teenuse või nagu sellise tegevuse tausta osas ja see on pigem saanud just vaatuslikuks, et ei ole lisatud äriplaani, et seda tõesti ei ole, et kui on äriplaan lisatud, et nüüd on see siis täiesti ebavajalik asi. Nii, aga ma lõpetan selle ekraani jagamise ja vaatan nüüd, kas mul õnnestub näidata, mis imeloomad on need MTÜ konsultandid, et töötame siis maakondlikes arenduskeskustes ja pakume siis tasuta nõustamist. Nii, vaatame nüüd. Räägin siis hästi põgusalt üle ka, et kes on need vabaühenduste konsultandid maakondlikes arenduskeskustes. Et mina olen siis konkreetselt Tartumaal, aga meil on siin täna infopäeval tegelikult väga mitmed konsultandid, kes üle Eesti siis tegutsevad. Ja tõesti igas maakondlikus või maakonnakeskuses on olemas siis oma organisatsioon, kus on ka vabaühenduste konsultant tööl ja siin on siis see kirju pilt, ehk et alati ei ole nimes arenduskeskus, vaid ongi sellised erinevad. Ja te leiate siis oma maakonna konsultandi, aga alati ei pea minema ka oma maakonna konsultandi juurde, et me pakume siis väga erinevaid teenuseid, alustades sellest, kui MTÜ-d soovite alles luua ja kui soovite ka seda lõpetada või likvideerida, et kõik need küsimused, mis sinna vahele jäävad, on siis need, millega meie poole saab pöörduda. Ja täpselt just see projektitaotluste konsulteerimine, et see on siis üks teema, mis meie juures väga sagedasti nõustamisel on. Ja nagu ka Tea ütles, et kui teil on see taotlusvorm enam-vähem valmis, siis saate meile selle saate ülevaatamiseks, me saame tagasisidet anda, aga samuti võib meie juurde pöörduda ka siis, kui teil on see idee alles, et tahaks seda ideed natuke arutada või kombata, et kas see KÜSK-i taotlusvorru sobib. Ja need tingimusi veel võib-olla üle vaadata, et selles osas võite ka alati meie poole pöörduda, et meie tegevust siis koordineerib KÜSK ja rahastab Siseministeerium, et see nõustamine on teile igal juhul tasuta. Ja need kontaktid leiategi sealt, kus ka Tea ütles, et mtabi.ee lehekülg on siis selline MTÜ valdkonnas tegutsejatele selline oluline portaal, kus te saate siis tõesti väga ka erinevatele küsimustele juba ka võib-olla vastused, et alati ei peagi meie juurde pöörduma, aga igal juhul võite alati ka täpsustavalt üle küsida. Ja arenduskeskused.ee lehekülg on siis ka, mis koondab meie võrgustikku kokku ja saate siis täpsemat infot. Ja nüüd hästi põgusalt veel, mul on minut aega, räägin ära selle eelarvevormiga seonduva info ka. Ja siis siin ongi, et põhimõtteliselt te peate siis KÜSK-ile selles projektikonkursi taotlusvoorus esitama 2 dokumenti, on siis see taotlusvorm ja eelarvevorm. Ja eelarvevormi puhul siis on täpselt samamoodi see projekti algus ja lõpp, et jälgida, et need oleks siis sama, mis tegevuskavad. Ja tegemist on väga hea tööriistaga, et julgustan seda ka, ütleme, et organisatsiooni muudes tegevustes kasutama, sest tegelikult siin Exceli tabelis on olemas kõik valemid ja kui te siia juba midagi sisestate, siis aitab ta siin teil asjad kokku arvestada. Ja kindlasti jälgida seda, et kui teil on siin tööjõukulu lahtris mingisugused kulud planeeritud, inimesed, kellele te töötasu maksate, siis need on ka need inimesed, kellele te peate töötamise registris siis kande tegema ja need ära registreerima. Siis üldises plaanis on eelarvevorm klassikaline ja kui teil on siin üle 200 eurost maksvate vahendite soetused või mingid või ehitus- ja remonditööd, siis selles alajaotuses on teil siis natukene teistsugune omafinantseeringu nõue ja peate seda jälgima.
ja kindlasti ma soovitan planeerida üld- ja arenduskulusid, et need on siis need, mis annavad organisatsioonile paindlikkust selle projekti elluviimisel. Ja see on see, kui te edukalt viite projekti ellu ja esitate ka aruanded, et see annab siis organisatsioonile sellist lisaraha, ütleme, et oma põhitegevuste elluviimiseks. Ja selle Exceli tabeli järgimisel siis kindlasti ei tohi siin kuskil olla punaseid märke. Et kui siia tekib punane ei, siis järelikult olete te kas kuskil näiteks mingi eelarve või nagu omafinantseeringu osa on vale ja teisipidi ka tabeli lõppu minnes, kui teil siin pool osas, joti osas tekivad mingisugused punased märkused, siis järelikult olete te midagi valesti kuskile kirjutanud. Ja üks selline praktiline näpunäide siia ka juurde lõpetuseks, et kui te teete seda Exceli tabelit nüüd laadate üles näiteks Google Drive keskkonda, et tahate koos meeskonnaga seda arendada ja arutada, et mida me kuhu kirjutame ja siis laete jälle alla ja siis jälle üles, siis vahel on juhtunud, et need valemid lähevad siin natuke sassi, kui te veel kopeerite ja teete ka neid tõstmisi, et siis vahel on abiks uue vormi laadimine KÜSK-i kodulehelt ja täita siis täiesti uuesti, et see on selline viimase minuti paanika küsimus sageli meil olnud, et meil on kõik siin segamini ja sassis, et siis vahel alustada otsast. Ja see seletuskirja osa, et see on kindlasti kohustuslik, et argumenteerida, et mida see kulu tähendab täpsemalt, et kuidas te selle saite, ja juhin ka tähelepanu sellele, et antud taotlusvoorus ei võta KÜSK juurde mingisuguseid lisadokumente või lisaasju, et kõik näiteks, kui vahel viidatakse taotluses, et panime juurde hinnapakkumised, siis need ei jõua mitte kuidagimoodi hindajateni, nii et kõik info peab olema taotlusvormist ja eelarvevormist leitav. Ja minu poolt on siis kõik praegu. Aitäh! Aitäh, Kadri, väga pika ja põhjaliku ja selgituste rohke ettekande eest. Ja nüüd asumegi kuulama siis kogemuslugu, mida täna esitab MTÜ Töömajast Maarja Võrk. Nii, ma mõtlen, ma jagaks teiega siin ühte pilti. Nii, et miks siis buss? Et me oleme selline organisatsioon Raplamaal, kes tegeleb sõltuvusprobleemidega inimestega, et nii siis alko- kui narkoprobleemidega inimesed vajavad toetust, et jõuda nagu tagasi teiste inimeste sekka. Ja meil on siin pildil on ka tagant näha üks elumaja, et on üks 10 inimesele mõeldud elumaja, kus nad siis elavad. Ja meie siis ühingu eesmärk ongi neile pakkuda siis inimväärset eluaset, et me teame, et nad võivad tulla täiesti pargipingilt kuskilt prügikasti veerelt. Et meie siis pakume neile seda eluaset, kõiki esmatarbekaupu, siis arstiabi, kui neil vaja on. Pakume neile jõukohast tööd, väljaõpet, nõustame neid ja üks oluline komponent nagu kogukonda integreerumisel on ka mõtestatud vaba aja sisustamine. Nüüd mõtted olid head, 2019 me alustasime sellega, aga probleemiks osutus see, et ühelt poolt on väga tore, et me asume täiesti metsa sees, niisuguses isoleeritud paigas, kus ei ole mingeid ahvatlusi ja see rehabilitatsiooni osa nagu on väga tore sellises eraldatud kohas, aga kogukonnaga integreerumine osutus ikkagi väga keeruliseks ja siis ma avastasingi selle KÜSK-i toetuse variandi ja mõtlesime ja leidsime, et meil on vaja transporti, et meil on vaja bussi, et neid inimesi siis metsast välja viia inimeste sekka. Ja meil on tegelikult võib-olla niisugused 4 põhipunkti, mis ma ka sinna siis taotlusesse kirjutasin. Et üks asi on nagu rehaga ümber meie majade käia, aga tegelikult meie eesmärk on pakkuda neile päris tööd. Aga need päris tööobjektid on jälle väljaspool meie elukohta. Nii et me vajame transporti selleks, et üldse jõuda sinna tööobjektidele. Nüüd, nagu te näete, see buss on niisugune hästi silmatorkav ja see on jälle taotluslik.
et meil ei ole sellist raha, et iga päev televisiooni reklaame teha ja ajalehte kuulutusi kleepida ja raadios rääkida, aga niipea kui see buss siit metsast välja sõidab, siis see on meie jaoks nagu üks liikuv reklaam ja oleme ka saanud inimeste käest tagasisidet, et nad tõesti on teadlikud, et metsa sees selline teenus on. Et see kollane kiri Parem elu on võimalik, et see on töötanud väga hästi. Et see on siis reklaami pool. Kolmas asi on vaba aeg. Et jälle meil on loomulikult väga tore keskkond siin endal, aga meie üks eesmärk on just nimelt oma inimesi viia sellistesse kohtadesse, kus kõik teised inimesed käivad. Et kui nende sõltuvusprobleemide elujärgus on olnud niimoodi, et nad teavad väga hästi, kus kino on, aga nad ei ole seal sees käinud, nad teavad, kus veekeskus on, aga nad ei ole seal sees käinud, siis meie viime need selle bussiga nüüd sinna sisse ka. Et kahjuks küll meie tegevus, just selle projekti tegevuse aeg langes kokku siis COVID-i piirangutega, et me ei saanud nii palju, ütleme, neid veekeskusi ja kinosid külastada, küll aga me käisime rabades ja matkaradadel ja käisime siis niisama rannas ja kasutasime seda bussi siis selle jaoks, et neid siit välja viia. Ja 4. punkt siis on täiesti nagu praktilised asjad, mida meie ühingule oligi vaja teha, on vaja tuua neile toit kätte, on vaja poes käia, on vaja jõuda arstile, on vaja käia kriminaalhoolduses, et sellised asjad olid enne kõik väga piiratud või siis me tegime seda isikliku transpordiga, et nüüd siis nagu seda piirangut ei ole. Ja teine pool, mis me selle arenguhüppega siis tahtsime saavutada, on just nimelt see nagu mõju saavutamine ja dokumentatsiooni korras hoidmine, et me lihtsalt ei tee ühte asja siin metsa sees, vaid me teeme seda teadlikult ja selle jaoks me siis võtsime tööle teenusejuhi 0,3 kohaga. Ja selle tulemus tegelikult oli selles mõttes väga hea, et me ei tee ju seda asja siin üksinda, see on võimatu siin üksinda teha, et meil on vaja koostööpartnereid ja meie koostööpartnerid on avalikust sektorist, kohalikud omavalitsused, need sotsiaalosakonnad siin Raplamaal, samamoodi Töötukassa ja nende jaoks kui ka meie jaoks on tegelikult väga olulised need numbrid, et mis me nüüd siis selle teenusega saavutame. Ja eelmise aasta tulemuseks siis oli see, et me tegelesime 20 sõltuvusprobleemidega inimesega, kellest siis täna on tööturul 6 inimest. Et toon näite, näiteks üks inimene töötab praegu Järvakandis klaasitehases. Ta on väga pikaaegse vanglataustaga, kui ta siis sealt väljas oli, siis ta elas sotsiaalmajades ja kui ta nüüd meie teenuse lõpetas, ta oli 1 aasta teenusel, siis nüüd on ta töötanud 1 aasta, et just hiljuti rääkisin temaga, ta ütles, et tead, ma ei ole mitte kunagi ühes kohas nii kaua töötanud, et olgugi, et inimene on üle 50 aasta vana, et see on tema jaoks väga suur saavutus. Ja kõik need 6 inimest tegelikult, kes on nagu saanud tööturule tagasi, on väga nagu suur asi. Ja selle sama mehe juurde veel tagasi tulles, ta ütles, et ma olen saanud ära maksta kõik oma võlad, mul on korter ja töö, et need on nagu väga suured muutused. Ja kui me siis tõesti nagu kõik need inimesed, kes meile siia teenusele tulevad, me teeme neile sissetuleku nagu ankeedi, teeme ka väljamineku, kui nad jätavad pooleli meie teenuse, me kõike seda dokumenteerime, see läheb meile statistikasse, ehk siis me saame seda hiljem nagu mõõta, et mis põhjusel tuldi, mis põhjusel mindi, mis siis aitas või mis ei aidanud. Et see tekitab tegelikult usaldust ka meie koostööpartneritega,
et nagu ma ütlesin, need on siis kohalikud omavalitsused ja Töötukassa. Ja samuti me saame nagu selle tulemusena oma teenust paremaks teha, et me tegime ja jätkuvalt teeme siis kord aastas vähemalt rahulolu küsitluse päris nagu mitmes valdkonnas oma siis inimeste hulgas, kus me saame nende taustast paremini aru ja nende ootustest paremini aru, ka rahulolu selle teenusega, et mis neid siis nagu aitab ja mis neid ei aita. Et kui me need andmed kokku saame, siis see aitab meil seda teenust teha nagu jälle rohkem nagu inimese kesksemaks. Et ja meil oli ka arenguekspert, et loomulikult me ei vajanud teda bussi ostmiseks, et meil nagu see põhiraha läks bussi ostmiseks. Aga ta oli meiega kaasas just nimelt selle teenuse arendamise poole peal ja teenuse juhi nõustamise poole peal ja ta andiski sisulist nõu ja see väljaspoolt tulev, mitte täpselt selle valdkonna inimese nõu oli tegelikult hästi värskendav ja näiteks üks tema nõuanne oli, et ärge olge nii nagu rehabilitatsioonikesksed, olgugi, et te olete just see asutus, vaid vaadake laiemalt ja tema andis just nõu nagu arendada seda sotsiaalse ettevõtluse poolt ja kaasata kogukonda ja tegelikult sellest ongi välja kasvanud ka nüüd meil täiesti uus nagu teenuseliik ehk siis järelteenus, et meil õnnestus osta veel üks maja siis kogukonna keskel, et kui see Järvakandi on meil siin või see Ahekõnnu töömaja on meil siin tõesti metsa sees, siis Järvakandi keskus on juba 1000 inimese keskel ja me arendame praegu seda ja see on just nagu selle arengueksperdi nõuannete nagu tõukel tekkinud. Et ma ei tea, ma äkki siis võtangi kokku, et igal juhul oli nagu selle KÜSK-i toetus nagu meile täiesti hädavajalik, et me ei oleks täna seal maal, kui meil ei oleks seda lihtsat asja nagu see buss. et me oleme tõesti saanud nagu väljapoole nagu sirutuvaks organisatsiooniks. Et see on meil võimaldanud seda teha, et vastasel juhul me oleksime väga-väga nagu sissepoole ja need, kes siin on, oleksid väga suures isolatsioonis. Vot, aitäh! Maarja, ja rõõm kuulda, et nii-öelda vajadus kaardistada enda arenguvajadusi hoopiski viis tulemuseni, et teie reaalsed võimekused hoopiski osutusid suuremaks, kui isegi oskasid algul ette näha ja planeerida. Aga täname kõiki, kes on täna sõna võtnud ja kõiki, kes on kohale tulnud ja nüüd, kui kellelgi on tekkinud veel küsimusi, siis alati on võimalik meile ka kirjutada ja tõesti panen kõigile südamele, et palun kindlasti lugege läbi tingimused rohkem kui üks kord. Kas keegi esinejatest soovib veel lõpus midagi rõhutada, üle öelda? Ja ma võin siin korra siis veel tuua seda, et kui vahel tekib küsimus, et jah, et mis siis minu projektist peale seda esitamist saab ja kuidas seda siis vaadatakse, siis tegelikult selles samas tingimuste alajaotuses on ka välja toodud, et mis on need olulised punktid, mida siis hindamisel vaadatakse. Et jah, nagu Tea ka ütles, et lugeda läbi mitu korda see tingimuste osa või taotlusvooru tingimused, siis jah, meie soovitus on ka ja sealt siis tegelikult leiab ka selle, et antud taotlusvormi või vooru juures on kõige olulisem see, et oleksite hästi planeerinud selle eeltöö, see annab 25% hindepunktidest ja tegevuskava ja see projekti elluviimine ja see eesmärk ja see osa annab 30%. Et meeskond, eelarve ja siis selline organisatsiooni senine tegevus on siis kõik 15% alajaotusega, et kui te seda taotlust kokku panete, siis võib-olla see on info hoida ka kuklas, et teada,
mis siis on need olulisemad osad, millele kindlasti väga palju tähelepanu pöörata. Ja üks asi veel, mis konsultantide poolt meil on palve kõigile taotlejatele, kes tunnevad, et nad tahaksid meie abi, et kindlasti siis pöörduda natukene varasemalt juba, et kui te sama päeva taotluse esitamise päeva hommikul ütlete, et te tahaksite tagasisidet taotlusvormile, siis paraku see ei ole mõistlik enam kellegi ajakasutuse mõttes, et isegi kui meie jõuame selle üle vaadata, siis konsultantidena, siis teie ei jõua neid parandusi või täiendusi sinna sisse viia, et kindlasti paar nädalat enne taotluse esitamise tähtaega selline esimene kontakt võiks ikkagi nagu olla, et kui teil on juba protsess käimas, olete konsultandiga juba töös, siis tõesti saate juba natuke hiljem, aga esimene kontakt võiks paar nädalat enne kindlasti olla. Et selline praktiline soovitus siia lõpetuseks ja tõesti, et kellel täna küsimusi ei ole, ma arvan, et need ongi väga spetsiifiliselt tulevadki juba teie projekti ideedest ja mõtetest, et siis kas KÜSK-i poole või siis meie konsultantide poole pöörduda, et see on siis kõige mõistlikum. Aitäh, Kadri. Ja juhin ka siin tähelepanu veel täpselt taotlustähtajale, et hetkel tundub, et see on meil päris kaugel, 15. september kell 3 ja rõhutan üle ka kellaaja kell 3. Ehk siis, kui teil on tõesti soov esitada taotlust, siis väga ka palun silmas pidada, pigem esitage oma taotlus mõned tunnid, mõned päevad pigem varem kui hiljem, sest tähtajast hiljem saabunud taotluseid me üldjuhul ei saa vastu võtta. Seega palun olge ajatäpsed ja detailitäpsed. Aitäh ja soovin teile edu, julget pealehakkamist ja ootame hästi kirjutatud, hästi koostatud ja südamega tehtud taotluseid juba septembris. Tänan teid ja kaunist päeva jätku.